Lõpuks olen saanud oma talvemütsi kappi ära panna. See tähendab, et öökülmad selleks korraks on möödas ja korralik pritsimise pillerkaar on käima läinud. Kui eelmise video ajal Kristjan pidi põllu pealt herneid veel luubiga taga otsima, siis nüüdseks on liblikõielised ilusti tärganud. Seega, kuigi praegult võib-olla on fookuses veel taliviljade pritsimine, siis kindlasti ei tohi jätta liblikõielisi tähelepanuta. Sest herneloal on ilusti juba 2 lehepaari olemas. Umbroud on eelmise nädala vihmast ilusti tärganud, nii et kohe-kohe on kõige õigem hetk koorumtäss ära pritsida. Aga hernes ei ole ainuke suvivili, mis juba tähelepanu vajab. Varasemad suviodra, suvinisukülvid on juba ilusasti tärganud, osad põllud juba isegi võrsuvad. Nii et tuleks leida see aeg teha põldudel seiret ja kus umbrohtumus on juba täitsa korralikul tasemel, siis sinna planeerida herbitsiide. Meie valikus on Biathlon 4D, millel saab näiteks Clearfield varise vastu toivet parandada, lisades väike sutsuke MCPA-d. Mina lähen aga nüüd põllupäevaks katseid märgistama. Alo, kuulsin, et teil on väga ilusad rapsid, et 1 nädal õitsemist pidi tähendama tonni saaki, et kas on oodata 6 nädalat õitsemist? Ma arvan, et 6 nädalat õiteilu meeldiks meile kõigile. Ma tulin täna siia Sadalasse, kus on maha külvatud 47 erinevat talirapsi sorti. Aplaus teostajatele, et tänuväärt töö. Siin on hea analüüsida, millistel rapsisortidel õitsemisaegne fungitsiidi kasutamine väga aktuaalne, millistel hiljaks jäänud ja millel veel aega. Suures pildis õitsemine on täies õies. See on kõige õigem aeg, kui valgemädaniku suhtes hea kaitse panna ja ka ennetav efekt kuivlaiksuse vaatenurgast. Pictor Active kantus Gold õitsemisaegseks fungitsiidiks, et tagada kvaliteetne saak ja hea saak. Need on need lahendused, mida pritsisegudesse pannakse ja tuletan veel meelde, et tegemist siiski öise pritseringiga. Hiline talinisu tooras. Meie kandis siin kasvufaas 32 ja edasi. Et kõige õigem T1 fungitsiid ja kasvuregulaatori aeg hakkab kohe-kohe mööda saama. Aga suures pildis need, kes on hiljaks jäänud, ei ole ka midagi hullu, sest et kasvuregulaatoriga Medax Max saame vägagi hea efektiivsuse siin 32-33 kasvufaasis, 2-3 kõrresõlme vahel. Ja haiguste surve siiamaani on olnud üsna tagasihoidlik. Väikene niiskustase eelmisel nädalal küll haigussurvet suurendas, aga praegusel ajahetkel niisupõllud valdavalt haigustest puhtad. Natuke on öökülm leheotsasi näpistanud, kuid ma arvan, et sellest taimed ilusti kosuvad ja ei ole ka see väga saaki limiteeriv tegur. Suures pildis situatsioon väga ilus ja ootame ka siit head saaki. Praegu on ajahetk, kui pritsid sõidavad nii ööl kui päeval. Tähtis on teada, mida te teete. Kui pritsite herbitsiidi, siis kindlasti korralik paagipesu enne rapsi õitsemisaegset pritsimist tehes. Väga valus on vaadata rapsipõlde, kus herbitsiidiga on kahjustust tehtud. Pidage seda meeles ja pange sellele rõhku. Aga Marksaar
juba sättis slippe ja tokke. Virumaal on põllupäevaks veel 2 nädalat aega valmistuda. Loodan teid kõiki näha Kadrina kandis 7. juunil põllupäeval. Seniks aga kõigile jõudu tööle ja püsige kanalil. BASF. We create chemistry.